tere, minu nimi on Rauno Tiimann. Nii, Rauno, räägi, kuna sa jalgpalli mängimisega alustasid? Treeningutega liitusin vast 3-4 aastat tagasi, kui hakkasin siis tõsisemalt tegelema. Järgmine küsimus, et isiklikud eesmärgid sul jalgpalli mängimisel? Tulemustel ei ole nii väga isegi eesmärke seadnud. Põhieesmärk oleks ikka, et väljakul hästi tunda ja skoorida meeskonnast. Millega sa igapäevaselt tegeled? Olen suusatreener ja suht palju vaba aega on sportimisele. Ja siis, et FC Tartuga kuna liitusid? FC Tartuga sai liitudes kohe sünnist saati, kui meeskond loodi. Ja nimeta Tartu linna rivaalklubid sinu jaoks? No meie enda liiga suuremad konkurendid vast Maaülikool ja teisi satse on siin veel, kas või meie Tuubel. Aitäh sulle! Okay. Tere, minu nimi on Eduard Kubasnjuk. Räägi, millega sa igapäevaselt tegeled? Ehitustöö. Kellel hoiad jalgpalli MM-il pöialt? Brasiiliale arvatavasti. Milles oled jalgpalliväljakul kõige osavam? Oma arvast? Kiirusega. Varasemad klubid, kus sa mänginud oled? FC Tavivere, Tartu Löök ja nüüd siis FC Tartu. Ja siis üks küsimus veel, et kuna jalgpalli mängimisega alustasid? 9-aastaselt. Selge. Tere Rasmus, et räägi, millega sa igapäevaselt tegeled? Tööd ja trennis, nii palju kui võimalik. Räägi, kellele sa jalgpalli MM-il pöialt hoiad? Mingi aastast 2000 Hollandi fänn olnud. Ehk siis Hollandile, jah? No loodame, aga midagi head ei tule. Kuhu tahaksid jalgpalliga jõuda? Mis su isiklikud eesmärgid on? Otsest isiklikku ei olegi. Hobi korras, sõpradega mängida peas. Teha seltskond on ja hoidu peale. Millisena näed FC Tartut 10 aasta pärast? No 10 aasta pärast võiks seal ikka Premier League'is mängida. Ja küsin, et kas sinu arvates jõuab Eesti lähema 10 aasta jooksul finaalturniirile? Kas EM või MM? No kui nüüd muudetakse see ära, et tuleb rohkem meeskondi, et saab edasi, siis on võimalus. Nii.